videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 125. Tulen jälle teie ette natuke emotsionaalsest kohast. Siin ilmus suur lugu, kuidas Võru pubid puumivad nendest liitlasväelastest ja kõik on nii lahe, poisid tantsivad. Raha esimese päevaga 7 tonni teenida mingis kioskis. Lahe, kelle raha? Meie raha. See, kuidas meie pubid puumisid enne neid jamasid. Me käisime sõbrannadega päris palju väljas. Tore oli saad kokku, sööd sööki, mida ise pole pidanud tegema. Elu oli kuidagi elavam. Siis tuli see COVID asi peale. Siis üldse kogu see majandus hakkas mingit väga kummalist jalga käima. Tunned, kuidas kulub. Märkamatult ei jää enam nii palju raha kätte. Sissetulekud ei ole drastiliselt langenud, aga kuna kõik läheb kallimaks, siis lihtsalt pole raha. Ja me maksame kinni mingid tegelased, kellel on vaja lapsehoidjaid. Ilmselgelt artiklis lapsehoidjatest ei räägita. Lapsehoidjatel pean silmas siis neid, kes pubides seisavad niimoodi laua kõrval nagu mingid jobud ja valvavad munder seljas, püssid vööl, et need liitlasväelased, tolgused, end üle ei jooks. Aga sellest ilmselt seal juttu ei tule. Ja vaata Kertu, mis sa hädaldad? Valvatakse. Oleks ju kole, kui nad ennast üle joovad. Aga mina mõtlen, et kui tegemist on sõdur, midagi väärikat. Mul on põhimõtted. Ma seisan siin, et teid kaitsta. Ma viibin siin, et kui läheb jamaks, siis mina. Võib-olla ma olen liiga palju vaadanud mingid Zorro ja mis iganes need sellised kaitsjad, päästjad, Batmanid olid. Et mul on mingi väärastunud ettekujutus sellest, keda mina olen, ma tunnen ennast turvalisemalt. Aga tõesti tüübid, kes vajavad lapsehoidjaid, ei tunne turvalisemalt. Ja kui siin öeldakse, et kus pubid puumivad, need pubid puumisid ka siis, kui ei toimunud veel seda majandust ja rahvast õõnestavaid suuri tegevusi, toimusid sellised nagu väiksemad, aga see COVID aeg andis oma löögi, kui siin sõjatähel hakati meid vaesusesse kihutama. See, kuidas kõik läheb lihtsalt hüppeliselt, drastiliselt kallimaks, ei olegi võimalik väljas käia, aga siis me maksame kinni mingite selliste pubitamise ja meelelahutuse tüübid, kellel on 0 põhimõtteid, kes lihtsalt rotatsiooni korras ühes kohas pidutsen, siis lähen teise kohta pidutsema ja palun väga, kaitsevõime. Ja meie maksame selle kinni ja meil ei ole kohvikutesse pubidesse asja, sest meie rahakotist tuleb see nende puumitamine. Kindlasti ei ole artiklis juttu sellest, kuidas nad kohalike inimeste autosid on mahakandmisele sõitnud siin külavaheteedel. Kui nad kuskil maantee peal teevad avarii, ja muidugi sellest räägitakse, sest inimesed näevad ja ootavad, et kuule, et juhtus ju midagi, et kus lugu on. Aga see, mis toimub meil külavaheteedel, oma asi. Ja miks see mind, ma hakkasin mõtlema, miks see mind nii väga ärritab inimeste reaktsioonid. Kui ma kirjutasin ka kuskile kommentaari, et kas nendest lapsehoidjatest ka juttu tuleb, siis mulle öeldi, üks ütles, et mul peaks olema internetikeeld. Ma ütlesin talle, et mina mängi Candy Crushi ja rahune maha. Sest mõndadele see tõde on liiga ebamugav ja ma keeran vinti peale. Miks minule see tõde on vastikult häiriv on see, et kui oli see samune COVID aeg, vaatan, et on inimesi, kes ei tee seda ohtlikku süsti ja need, kes teevad ja samal ajal käib info muudkui ketrab, et varsti tehakse sunniviisiliselt, tee vabatahtlikult, varsti tulevad sunniviisiliselt. Ja mina mõtlen, et ei ole võimalik, meie omad naabrid, vennad, õed, onud, nad võivad olla selles militaarsüsteemis sees või politseis. Nad ei tule omade vastu. See oli minu jaoks lihtsalt täiesti vastuvõetamatu selline väljavaade. Ja siis mõtlen, liitlased hakkasid tulema ja mõtlen, selge. Järelikult valmistutakse selleks, et need võõrad teevad ära täidavad sellise ülesande. Natuke aega läks mööda. Bill Gates räägib, ja NATO-t saab ka rakendada selleks, et inimesi kaitsta ikka. Et kes ei taha süstida, siis NATO-kad tulevad appi. Ja jälle, ma olen vandenõuteoreetik, kui ma räägin sellest. Järgmine, kui Bill Gates ütleb täpselt seda, mida mina olin juba väljendanud,
siis see on kuidagi vastuvõetav ja okei isegi, sest no need on ju ohtlikud, need, kes ei süsti. Aga kui mina räägin, et selline oht on, et nad ei ole siin idanaabri pärast, vaid sellepärast, et meid hakata terroriseerima, kui me ei ole nõus mingeid lollusi kaasa tegema. Keegi tule ütlema, et kurat, ilmselt on inimesi, kes vaatavadki, et Kertu ikka nagu õigesti ütleb neid asju ju. Tembeldatakse valetajaks, aga ma ei tea, midagi nagu klapib ta jutus. Ja klapib enneaegselt, enne seda, kui meie peavool ütleb midagi välja. Aga ei see, et Bill Gates seda, ma arvan, et see ei ole meie peavoolu veel jõudnud. Aga mujal maailmas ja nendes aktsepteeritud peavoolu väljaannetes lihtsalt meile ei teata vist öelda, sest meil on need tuhandeid liitlasväelasi. Muidu inimesed äkki panevad pildi kokku, et miks nad siin tegelikult on. Sest kui siin Herem ütles, et oi, et kas ma siin loeks teile luuletusi, kui päriselt sõjaoht oleks ja samal ajal makske sõjaoht. Ja siis inimesed saavadki valida, kumba lugu nad tahavad uskuda. Ja sellest, kumba lugu tahavad uskuda, ma jagan kiirelt. Delfi energeetika 1. märts. Autoriks Karl Robert Puhm. Auvere õlitehas pole tootmist alustanudki, ent maha on kantud juba üle 200 miljoni. Delfi energeetika 27. veebruaril. Samune Karl Robert Puhm kirjutab. Eesti Energia geniaalne investeering. Teenis raha tagasi vähem kui aastaga. Eesti Energia juhi Andrus Tureiko sõnul on kontserni mullu avatud Auvere akupank teeninud oma 19,6 miljoni eurose investeeringu tagasi vähem kui aastaga. Eesti Energia investeerimisotsuseid pole viimasel aastakümnel olnud just üleliia suured edulood. Pigem vastupidi, Auvere elektrijaam on alatasa rikkis. Utah põlevkiviõli katsetehase projekt lõppes läbikukkumisega ja uus Enefit 280 õlitehas on juba enne esimese õlitilga tootmist enam kui 200 miljoni euro ulatuses alla hinnatud. Ent üks investeering on läinud Eesti Energiaga täiesti täkkesse. Vali kumba tahad, kas sa tahad seda põrumise artiklit või seda, et ikka hästi. Ja siis ma mõtlen, et aga see põrumise poolt, see on meie kanda. Need edulood, see, kus kuskil midagi nagu üle jääb. Eks nad selle koore riisuvad ja siis toimetavad sama süüdimatult edasi. Ja võtta siis kinni, kas on hästi või halvasti. Ja need, kes pumba juures on, nendel läheb ikka hästi. Ja meie siis loe kumba artiklit tahad. Kumb parema tunde tekitab ja artiklite lõpus on isegi need naerunäod, et kus sa saad märkida, mis tunne on. Sellega seoses ma hiljaaegu avastasin ennast päris õelast kohast. Kuidas inimesed käivad mingitesse kollektiividega näiteks kunsti tegema. Ja siis nad panevad värvid paberi peale, siis nad veeretavad neid värve ja siis on mingi plönn. Kunst. Inimene rõõmsalt seisab. Ma saan sellest värvide poolest aru. Mind väga paeluvad erinevad värvikombinatsioonid. Kui näed, kuidas mingid värvid omavahelises koostumist tekitavad mingi tunde. Ja selles teraapilises poolest ma saan aru, aga see, et sa saad selle, ma tegin kunstielamuse. Kuram, me ei ole 5-aastased. Et kui laste ja lastele tehakse nagu nii lihtsustatud asja, siis hea küll. Aga täiskasvanu, sul võiks olla mingi püüdlus. Siin on õun, joonista õun. Kuram ei olegi nii lihtne, et niimoodi vars ja leht. Sa pead mingit ruumilisust tabama ja see ei tea, käib üle ja tekitab paha tunde. Ja siis meil ongi, andke andeks, kes te naudite seda kunsti ja tunnete, et te teete midagi erilist. Aga kui ma näen neid värviplönne, siis ma mõtlen, et see on taandareng. Jah, emotsiooni mõttes. Ja see on parem kui ennast lihtsalt, ma ei tea, saame kollektiiviga kokku, joome täis või mis iganes. Aga ma ei tea. Ja võib-olla ma olen lihtsalt kibestunud. Ja mul on liiga sellised kõrged ootused meie ühiskonnale, kui meil räägitakse nagu arengust ja me samal ajal lubame taandareneda ja oleme selle juures maru rõõmsad ja hõiskame. Miskit kuskil ikkagi riivab. Ja ma ei taha kellegi rõõmu ära röövida. Kui te naudite seda, jätkake samas vaimus. Ma lihtsalt jagasin, mida mina tunnen. Ja ma võin olla kibestunud. Võib-olla siin on oma osa sellest, kuidas ma püüan mingit informatsiooni jagada, mis on meie kõigi hüvanguks. Ja siis mulle tuleb vastu mingi, sul peaks interneti keel tulema. Mina mõtlen, et ma ei tea, see info tegelikult võiks sulle ka kasulik olla, aga ei, meie liigume siin selles suunas, selles soones, kus on väga hea ja mõnus. Ja seal teid hoitaksegi. Ja nüüd mõelda, et need natukad võivad meie vastu minna. No miks? Covid oli ära. Kõik on hästi. Mis sa enam jahud? Aga
Telegram.ee 4. märtsi artikkel, toimetaja Mariann Joonas. Sotsiaalministeerium saatis 4. veebruaril kooskõlastusringile uue nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse NETS eelnõu, millega soovitakse kaasajastada nakkushaiguste ennetamist, haiguspuhangutega tegelemist ning tervisekriiside lahendamist. Seaduseelnõu esitajaks on koroona ajal inimesi vaktsineerima survestanud sotsiaalminister Karmen Joller, keda toetab värske küsitluse kohaselt vaid 18% valimisealistest kodanikest. Ja ega seda protsenti ma päris lõpuni ei usu, mulle tundub, et siin on omajagu õhku. Ministeeriumi pressiteates seisab, et kõige tõhusam kaitse nakkushaiguste vastu on vaktsineerimine ning see jääb vabatahtlikuks ka edaspidi. Kuigi seaduseelnõust leiab sellele risti vastupidise punkti. Paragrahv 37 sätestab, et immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmise eest võib rakendada rahatrahvi üksikisikule kuni 300 trahviühikut, see tähendab kuni 2400 eurot, ja juriidilisele isikule kuni 400 000 eurot. Nii. Kuidas seda mõista, kui Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik? Milliseid üksikisikuid on eelnõus silmas peetud, küsis Telegram.ee Sotsiaalministeeriumi pressiesindajalt. Avaldame vastuse kohe, kui see saabub. Meedikud ja teadlased ütlevad, NETS-i eelnõu sunnimeetmed ja avaliku arutelu puudumine süvendavad vaimse tervise kriisi ühiskonnas. Seni aga soovitame teil lugeda 25. veebruaril Sotsiaalministeeriumile ja Riigikogu liikmetele saadetud väga põhjalikku avalikku selgitustaotlust nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu teemal, mille koostajaks on MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased. Oma mahuka pöördumise koos põhjalike lisade ja allikate loeteluga, mida on 200+ tükki, võtavad nad ise oma pressiteates kokku järgmiselt. MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased ÜMT esitas 25. veebruaril 2026 Sotsiaalministeeriumile ja Riigikogu liikmetele avaliku selgitustaotluse seoses nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse NETS eelnõuga. Ühendus juhib tähelepanu, et plaanitavad muudatused, mis puudutavad kokku 13 seadust, võivad riivata kodanike põhiõigusi ebaproportsionaalselt ning süvendada ühiskondlikku usalduskriisi. Eelnõu ettevalmistamine ilma sisulise ühiskondliku aruteluta ning individuaalse otsustusõiguse asendamine sunnimeetmetega kahjustab pikas plaanis inimeste vaimset tervist ja usaldust riigi vastu. Ehkki eelnõu seletuskirjas deklareeritud eelnõu eesmärk rõhutab põhiõigusi ja vaktsineerimise vabatahtlikkust, on eesmärgiga vastuolus mitmed kavandatavad muudatused. Nii võivad rakenduda ulatuslikud sunnimeetmed nagu kohustuslikud terviseuuringud, tahtevastane ravi, sunnirahad ja trahvid kuni 400 000 eurot. ÜMT hinnangul püütakse rahva usalduse puudumist kompenseerida autokraatlike meetmetega, analüüsimata eelmise kriisi valusaid õppetunde. Karmen ütles, et kõik läks hästi, 1000 inimesed päästeti nende vaktsiinidega. Ma ei taha olla nende naas, kelle lähedane kannatab praegu nende vaktsiini tagajärgede käes, kes on mõne lähedase kaotanud nende tõttu. Mul endal on ka lähikonnas neid, kes üks läks haigla. Ja ma ei tohi neid asju välja öelda. Siim ütles, et inimesed ei usu seda, et haiglas inimesi tapeti. Aga üks, kes läkski peale vaktsineerimist näiteks 32-aastaselt ja ta ütles, et temaga juhtus midagi peale seda vaktsiini. Peamised murekohad. Eelnõu ettevalmistamine avalikkuse selja taga ilma piisava aruteluta on praeguses vaimse tervise kriisis vastutustundetu. Inimeste sundimine tervisekaitse ja giidi all olukorras, kus teaduslikud tõendid meetmete efektiivsuse kohta on maailmas vastuolulised, tekitab ühiskonnas asjatut pinget ja ebakindlust. Meditsiiniline ravi sekkumine või protseduur peab tuginema informeeritud nõusolekule, kus inimene mõistab nii enda õigusi ja kohustusi kui protseduuriga kaasnevaid riske. Individuaalsest otsustusõigusest loobumine ja selle asendamine kollektiivsete sunnimeetmetega on lubatud üksnes olukorras, kus protseduuri tegemata jätmine toob endaga kaasa suurema tervisekahju kui selle läbiviimine. Eetiliste vigade vältimiseks peab see otsus tuginema vastuvaidlematutele tõenditele, mitte ametnike suvale. Eelnõu plaanib laste vaktsineerimise koolis senise lapsevanema kirjaliku nõusoleku asendada vaktsineerimisest loobumisõigusega, samas jättes lapsele otsustusõiguse. Lapse vaktsineerimine vastu vanema tahet võib vähendada usaldust lapse ja vanema vahel ning kahjustada kiindumussuhet. Lisaks võivad nii tähelepanuta jääda lapse varasemad tervisereaktsioonid, millega on kursis lapsevanem ja perearst.
Eelnõu ei määratle selgelt, kes vastutab võimalike tüsistuste eest olukorras, kus vaktsineerimisotsus sünnib koolis ilma vanema otsese nõusolekuta. Ühendus rõhutab vajadust ajakohastada vaktsiiniuuringute nõudeid, eriti uute tehnoloogiate, näiteks mRNA vaktsiinid kontekstis. Eksperdid tunnevad muret farmakokineetiliste uuringute puudumise ja võimalike pikaajaliste kõrvaltoimete pärast. Farmakokineetiliste on see sõna. Nakkushaiguste tõrje puudutab otseselt ühiskonna turvalisust, kuid samal ajal ka individuaalseid põhiõigusi. On kriitiliselt oluline, et muudatused oleksid põhjalikult analüüsitud nii meditsiinilisest, õigusteaduslikust kui ka põhiseaduslikust perspektiivist. Unustamatu COVID-19 kriisi ajal tehtud vigu seisab pöördumises. ÜMT teeb ettepaneku luua sõltumatutest ekspertidest koosnev nõukogu, mis soodustaks avatud ja teaduspõhist ühiskondlikku arutelu ning kehtestada riiklik vaktsiinide kvaliteedi kontroll. Ühendus kinnitab valmidust panustada eelnõu analüüsimisse ühise arutelu laua taga. Avalik selgitustaotlus koos mahukate lisadega on saadetud teadmiseks ka riigiasutustele, erialaorganisatsioonidele ja kodanikuühendustele. Alla kirjutanud MTÜ Ühinenud meedikud ja teadlased, mitte kodupere naised. Spetsialistid on alla kirjutanud. Ja nad ei teeni sellest meeletult palju, kus nad ja liiban teenivad, sellepärast nad räägivadki suurele farmaatsiatööstusele vastu, sest nad nii hästi teenivad selle pealt. Lihtsalt inimesed, kes saavad aru, mis toimub ja soovivad teisi sellest säästa, nendest väljavaadetest säästa. Jätkan artikliga. See ei ole ju põhiseaduse ja inimõigustega kooskõlas, küsimärk. Lühidalt, eelnõu kohaselt võib riik nakkushaiguse või ohtliku nakkushaiguse puhangu korral rakendada jõulisi sunnimeetmeid, kohustuslikud terviseuuringud, kohustus esitada terviseseisundit kinnitav tõend, perearsti avalduse põhjal teostatav tahtevastane teisaldamine raviasutusse koos testimise ja raviga. Ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmisel võib riikliku järelevalve tegija rakendada iga kord sunniraha füüsilisele isikule kuni 9600, juriidilisele isikule kuni 30 000 eurot. Nakkushaiguste tõrje nõuete, karantiini nõuete, ohtliku nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise ja immuniseerimise tähtajast kinnipidamata jätmisest karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, juriidilist isikut kuni 400 000 trahviühikut. Juriidilist isikut kuni 400 000 eurot. Elu- ja terviseõiguse piirangu intensiivsust vähendab samas asjaolu, et vaktsineerimine on mõeldud kaitsma eelkõige inimese enda elu ja tervist. Omad riskid on nii COVID-19 läbipõdemisel, kui inimene ei ole vaktsineeritud, aga põdesid ka vaktsineeritud, kui ka selle haiguse vastu vaktsineerimisel. Peaaegu võimatu on täie kindlusega öelda, kummal juhul on oht konkreetsele inimesele suurem. Kas uus NETS ei peaks varasemaid vigu parandama, mitte neid veel suuremaks kirjutama? Ülalmainitud muudatused on jõudnud uude NETSi eelnõusse vaatamata COVID-19 kriisist saadud kogemusele, et nii vaktsineerimine kui sulgemised on ebaefektiivsed ja ühiskonda, riigi majandust, haridussüsteemi ja üksikisiku tervist kahjustavad. See ei ole vandenõuteooria, vaid koroonaterroristide poolt eelnõusse kirjutatud tegelikkus. Loe ja kontrolli ise üle, mille vastu on nüüd vaja häält teha kõigil, kes ei soovi meditsiinidiktatuuri. Allikad on artikli sees linkidena olemas. Siinkohal on paslik meelde tuletada, kuidas kommenteeris tollast NETSi ja selle rakendamist 2022. aastal õiguskantsler Ülle Madise. Õiguskantsler tõi välja, et NETSi normide alusel antud valitsuse korraldustega on kehtestatud väga intensiivsed põhiõiguste piirangud, näiteks lähikontaktsete karantiinikohustusega piirati tugevalt paljusid inimõigusi, liikumisvabadust ja kõiki liikumise võimalusest sõltuvaid põhiõigusi. Ei saa välistada, et mõnel juhul tähendasid piirangud koguni vabaduse võtmist, tõdes ta. Seades vaktsineerimisnõude teiste põhiõiguste teostamise eelduseks piirati Madise hinnangul isegi põhiõiguste elule. Edaspidi võib oodata Eestis vaktsineerimise tähtajast kinnipidamata jätmise korral inimesi kuni 2400 euro suurune rahatrahv. Seega inimesed, meie kehad ei kuulu enam meile, vaid valitsusele. Sotsiaalministeerium saatis veebruari algul kooskõlastusringile uuendatud haiguste ennetamise ja tõrje seaduse eelnõu, kus kirjutatakse nakkushaiguste tõrje nõuete, karantiininõuete,
Ohtliku nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise ja immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmise eest karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ehk siis 2400 eurot, juriidilist isikut kuni 400 000 eurose trahviga. Paragrahv 37. Immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmine. Punkt 1. Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks ette nähtud immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Punkt 2. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot. See kõik on seal sees kirjas. See ei ole mingi arusaamatus või väärtõlgendamine. Sõna-sõnalt kirjas. See on põhiseadusega vastuolus ja inimõiguste vastane. Ja asi ei ole selles, et mina, kui tuleb mingi viirus, ma tahan väga seda levitada, mis mõttest hakkate takistama minu võimalust ja vabadust levitada viiruseid. See on pigem kes soovivad siin siilikult levitada asju, on rohkem nagu Faucide ja pillide teema. Meie siin soovime säilitada oma kehalist puutumatust ja nende pakutavad lahendused nende vaktsiinide näol. Ma kordan ennast. Bill Gates ei ole bioloog, viroloog, meditsiiniga üldse kuidagi pidi seotud inimene, välja arvatud see, et teenib sellest meeletult palju raha. Kui arvutiviiruseid luuakse, siis selleks, et müüa seda kaitsetarkvara või kuidas seda viirustõrjet, sama nad teevad ka meditsiinis. Nad loovad viiruse, müüvad meile seda kaitset. Täiesti üks ühele asi. Ja Sotsiaalministeeriumi selle netsilehel on eelnõu juures välja toodud konkreetsed inimesed, kontaktid, kelle roll on otseselt seotud eelnõu ettevalmistamise ja selgitamisega. Kerli Reintam-Kutan, nakkushaiguste ennetamise poliitikajuht, Sotsiaalministeerium, Maia-Triin Kanarbik, nakkushaiguste ennetamise poliitika nõunik ja Karmen Joller on ka kindlasti üks neid arhitekte. Tema on ju see, kes Riigikogus seda survestab ja pluss ta ministri roll. Ja nii. Ja huvitav on see, et need kõige lollakamaid asju meil ühiskonnas ajavadki. Stiilis Jürgen Ligi, keda ei usalda 91% elanikkonnast, maru suure lehe, niimoodi laia lehega, puhvis olekuga midagi õiendab. Sul ei ole rahvast taga. Mis asja? Terrast usaldab 12%. Mees, kes tegeleb põllumajanduse suretamisega. Pakosta, kes tahab sisse tuua igasugu retsidivistid, et meil oleks turvalisem. See on nii sõelapõhjaks lastud teema. Teda usaldab ainult 11% inimestest. Ja Pevkur õitseb, sest üle hirmu ei võta. Kuri idanaaber, kaitsevõime. Meeletud miljonid on pandud sellesse propagandasse. 27% usaldab, mida ka tegelikult on haledalt vähe, aga võrreldes teistega on seda päris palju. Ja tõesti, see, kuidas meid hirmutatakse selle sõja teemaga, me oleme täiesti vaeslapse rollis. Nüüd räägitakse, kuidas Pevkur on kuskil Dubais kinni ja ei saa tagasi. Ma arvan, et on hea meelega seal, sest seal on turvalisem kui siin. Seal on see kaitsevõime, päriselt on õhutõrje olemas. Ja me oleme siin lihtsalt siuke, et miljonid on ära pestud kuhugi ja meil on ja mingi käpardid toimetavad. Ja kuidas Hannat ei hoiatatud, et seal sõjaks läheb? Meil on ju nagu liitlased. Kas te usaldate neid Ameerika liitlasi nüüd, kui teil ei öelda, et kuule, et meil seal veits läheb nagistamiseks? Või ameeriklased mõtlesid, kuram, nii lollid ju ei ole, et siin olete, näete, et õhk on paks. Sest Norra näiteks küll reageeris kiirelt ja kutsus mitu päeva ennem oma inimesi sealt ära, et kas neil oli see eelinfo või nad lihtsalt olid nii targad, et vaatasid, siin võib jamaks minna. Vot ei tea. Ja kui siin ei räägita sellest, mis toimub külavaheteedel, kuidas need meie liitlasväelased on kohalike inimeste autosid maha kandmisele sõitnud, siis Lõuna-Eesti Postimees kirjutas, Põlvamaal teelt välja sõitnud kütuseveoki väljatõmbamiseks läks vaja 3 boksiiri. Tegemist oli USA sõjaväe suure kütuseveokiga. Miks sellest artikkel tehti? Sest seal oli suurem liiklus. Inimesed nägid. Paljudel oleks olnud küsimus, et kuulge, et miks seda ei kajastata? Aga see, mis toimub meil külavaheteedel, kui ohtlik on siin? Vaikus.
artiklist saab lugeda, kuidas jäävihm, libetee. Vot nii. Ja sõjaolukorras me peaks nende läpudele ilmselt ise abi pakkuma. Ja see, kuidas linnapildis on need liitlasväelased, ma olen poole tänava kaugusel, kvartal siis võib öelda. Ja ma tunnen ära liitlasväelased, kui nad kambaga seisavad, sest nende kehakeel, nende olek on lihtsalt selline nagu vastik. Ja võib öelda, et meil on oma noored, kes üksed nolgid ja ei, seal on ikka tükk maad vahet. Need meie oma noored, kes selles tohuvabohus ei leia veel oma kohta. Nendes ma näen mingitki lootuskiirt, et mingi hetk nad rappuvad paika, aga need tüübid lihtsalt maha kandmisele. Ja ilmselt selleks neid kahurilihana niimoodi viiaksegi rotatsiooni korras siit sinna, sealt edasi. Ja ma tõesti, ma olen mõelnud, et huvitav, kui läheb madinaks, kas nad jäävad siia, sest nad näevad välja sellised, ega neil mingit oma elu ei ole. Kas nad ohverdatakse haklihamasinale või nad viiakse kaaegsasti minema, aga vahepeal saab teenida meeletult miljoneid, miljardeid, sest et liitlased on siin ja sellepärast me maksamegi nii palju, sellepärast me peamegi oma kodud ära andma, et meie kodusid saaks kaitsta. Vot, ja natuke on see tunne ka, et appike nagu halba ees, kui need liitlasväelased annavad meie kohalikele selle oma sellise olekuga. Ja see, kuidas naised lähevad ilmselt nende õnge, sest et nad meenutavad neile neid Ameerika filme, kuidas mingi laav ja romantiline film, keegi meenutab sealt filmist kedagi, tantsida teab. Ma olen lihtsalt näinud oma silmaga, kuidas tõesti rannapromenadil tüdrukud niimoodi andunult silma vaatavad, et mina mõtlen, et issakene, et mis inimkvaliteet. Jah, te võite öelda, et Eesti mehed, et kellel mis kogemused on, aga ma ei tea, vihma käest rääst alla. Ja minu soov ei ole üldse panna mehi ja naisi vastanduma, sest ma näen, et see feminismus, see on nii suur kahju naistele endale selle ajupesuga kaasa minna. Ja siis võrdõiguslikkus, et kui me oleme kõik võrdsed, siis on maru hästi. Ja mina mõtlen, et võrdõiguslikkus, kas see on võimalik, kas see on vajalik, kas see on üldse teostatav, sest see ei ole loomulik, see samune võrdõiguslikkus, et kui meil on võrdselt, siin on lihtsalt üks artikkel, lõunaeestlane. Läti on üks väheseid riike maailmas, kus naistel on meestega võrdsed õigused. Ja kui me nõuame võrdseid õigusi, kas siis ei peaks kohustuste pool ka võrdseks minema? Palun väga naised. Kohustuslik kaitseväeteenistus. Mis tänasel päeval, jah, seda pesu on juba omajagu tehtud, näidatakse muudku naisi mundris. Ukrainas tehti isegi rasedatele istuvad mundrid. Mul hakkas praegu iiveldama sellest pildist, mis meenus. Maailmas on ainult 6 riiki, kus naistel on meestega võrdsed õigused ja üks neist riikidest on Läti. Juhuu! Vot. Ja kust sai alguse feminism, see sai alguse maailma kõige rikkamate poolt, kes tahtsid panna ka naised enda teenistusse orjama, et saada lapsed käest ära, et lapsed oleks siis seal päevahoidudes. Isegi ööpäevaringsid lasteaedsid on mingi aeg olnud, ma tean, et Soomes neid on ka tänasel päeval. Ja nii saab need lapsed ka juba sellesse haardesse, et ongi püdeliinimass, kellega saab igasugu trikke teha. Lisaks Lätile on naistel meestega võrdsed õigused veel Rootsis, Prantsusmaal, Luksemburgis, Belgias ja Taanis. Selgub Maailmapanga võrdsete õiguste ülevaatest. Maailmapank, ma just tõin teile välja, et mu eelnevalt öeldul ongi tõepõhjal Maailmapank, kes seal toimetavad, kes seda juhivad, kelle huvides. Vot, ja siis ma mõtlen, et huvitav Prantsusmaal ja naistel meestega võrdsed õigused. Seal nagu väga islamistlik ei ole see teema juba või, aga ikka on võrdsed õigused või. Ilmselt ongi fookus naiste ärakasutamisel nende suurkorporatsioonide ärimeeste huvides, mitte siis päriselt võrdõiguslikkusel, võrdsetel õigustel. Ja ma räägin vahel natuke meie majandusest. Ma hiljaaegu tabasin ennast mõttelt, et majandus, see on nagu see vaimne teooria, et me oleme kõik üks. Majanduses ka, me oleme kõik üks. Kui kellelgi läheb hästi, siis see on hea, aga kui sul läheb hästi teiste arvelt, siis varem või hiljem
see hakkab sind ka kahjustama. Ja kui sa arvad, et sa kavaldad asja üle ja sa lihtsalt lüpsad, mingi hetk see kokku kukkunud lehm on nagu sinu asi siis ära koristada. Ja ma tean, et see paralleel ei ole selles mõttes kõige parem, et hakkavad need ärikad, ma ei tea, tuuleparke koristama ja nii edasi. Aga ma näen, et need, kes teevad teistele liiga oma majandusliku kasu huvides ja ei hakka mingil hetkel oma meelt parandama ja sellist, mul ei tule kohe see sõna, mis ma tahtsin öelda, aga kui sa soovid õitseda, siis on oluline, et õitseks ka teised su ümber. Ja see eeldab majandust, kus toimub sümbioos, kus on toetatud, mis meil siin toimub. Ja siis hiljaaegu oli TV3 uudistes, kõigepealt Võrumaa Teataja artikkel, 2025 aasta oli Eesti majanduses viimase 3 aasta parim. Tunnete omal nahal viimased 3 aastat. Ja nüüd on siis see kulminatsioon, kuidas 25 oli kõige parem. Minu arust on kõik ainult niimoodi läinud. Järjest vähem raha jääb kätte, see on nii halb tunne. Sest mingi aeg ma tundsin ikkagi majanduslikult mingit vabadust ja siis nüüd saad aru, et sissetulek ei ole drastiliselt langenud. Toimetan samamoodi nagu varem, aga pigistab, täiega pigistab. Ja ma arvan, et on neid, kellel juba pigistab niimoodi, et hingamisele hakkab. Elu võimalikkusele hakkab, sest kui sul ei ole söögiraha elementaarselt. Ja TV3 uudised ütleb, maksuvõlglaste arv on aastaga 2-kordistunud. Üheks põhjuseks on mootorsõidukimaks. Kokku on meil täna 60 000 maksuvõlglast, 24 000 on mootorsõiduki maksuvõlglased. Aga see 2025 oli see kõik see parem aasta. Aga õnneks TV3 uudistele anti intervjuu. Ma ei jõudnud vaadata, kes see naisterahvas oli, aga ta lausus nii. Sisuliselt võib öelda, et see on valitsuse tekitatud majanduskasv sellepärast, et kui me vaatamegi päriselt, kust see tuligi tegelikult valitsuse tarbimiselt ja valitsuse investeeringutelt. Ehk siis nii-öelda inimestel ja ettevõtetel nende peale kokku, see majanduskasv oli 0. 0 kasvu, aga ma arvan, et 0 minule tähendab sellist seisu, aga ma usun, et see oli nii. Vot. Ma vaatan, mis ma siin tahtsin veel jagada. Ja seoses selle Sotsiaalministeeriumi poolt töös oleva hullusega üks tuttav küsis siis AI-lt, mis värk see on, kui adekvaatne see väljavaade on, et niimoodi läheb. Ja AI ütles, ei, seadus ei sätesta automaatset trahvi vaktsineerimisest keeldumise eest. Mida seadus tegelikult ütleb? Trahvid kuni 300 trahviühikut, see on 1200 eurot, mitte 2400, on seotud konkreetsete rikkumistega. Paragrahv 37 käsitleb immuniseerimise tähtajast kinni pidamata jätmist, kuid see puudutab nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks ette nähtud immuniseerimist, mitte tavapärast vabatahtlikku vaktsineerimist. Paragrahv 33-35 käsitlevad nakkushaiguste tõrje nõuete, karantiininõuete ja epideemia tõkestamise nõuete rikkumist. Oluline kontekst. Riiklik immuniseerimiskava paragrahv 15 on põhimõtteliselt vabatahtlik. Trahv immuniseerimisest keeldumisest saaks tulla ainult siis, kui esiteks on välja kuulutatud ohtliku nakkushaiguse epideemia. Teiseks, ma kõigepealt seletan selle esimese punkti ära. WHO peale Covidit muutis ära oma kirjeldused, mis asi on epideemia. Kui varem see oli mingi selline ohtlik ja leviv nakkus, siis nüüd piisab. Kui midagi lahjat levib, stiilis, et öeldakse, oi, tuulerõuged. Palun väga, sundvaktsineerimine. Aga see ei ole selles mõttes hea võrdlus, et tuulerõugete vastu meil ei vaktsineeritagi, aga näiteks öeldakse, et oi, meil siin koopast avastati, jää seest sulas välja üks ohtlik asi. Avastatakse, et jah, inimesed haigestuvad, nii hull ei olegi. Ja kui see mängitaksegi hulluks, mida on väga lihtne teha, hirmu pealt inimest üles kütta, tema lihtsalt psühholoogia abil juba võimendada neid sümptomeid, siis saab ka väga lahjast asjast puhkuda üles midagi suurt, aga ma tulen tagasi oma mõtte juurde. Tänases WHO selgituses piisab pandeemia väljakuulutamiseks ka sellest, kui mingi lahja asi levib, mis ei ole ohtlik, mis on kergesti läbipõetav, ehk siis ka mingi leebe asja puhul võivad nad öelda sundvaks, kõik muud nõuded.
Teine punkt. Vabariigi valitsus on kehtestanud vastava kohustusliku immuniseerimise nõude. Kolmas, isik rikub seda konkreetset nõuet. Kui usaldusväärne on Vabariigi valitsus, kui seal on mingi mengelepilguga joller, kes sellist samust asja üritab siin meil läbi suruda. Seega ei saa praegu ega tavatingimustes keegi trahvi pelgalt selle eest, et keeldub vaktsineerimisest. Kui lihtne on luua see eriolukord? Teha on kõik selleks teinud, et ülemaailmseid eriolukordsid hakata looma. Nii, ja võiks ju kuidagi mingi mõistuse all kuskil kõlada. Aga jah, tahtsin rääkida looduskaitsealustest, sõjast, haridusest ja aga see saade on juba nii pikele lennu, et ma panen lehe tahte ja see järgmise saate jaos. Ja siis või ütelda, et me oleme kõige vastatse. Jälgi tuuliku vastatse, NATO baasi vastatse, Tämpe, mida rünnetas? USA baasi, Briti baasi, näituses Kreeka saarel rünnati Briti baasi, Kreeka oli sõjan rünnati, sest sealt Briti ründasi Iraani. Ja siis mõtelda, et meil on USA baasi siin ja meil ole juriidilist õigust ütelda, et ei, siit tohi ei tulista määntsegi riigi suunal. Sama tarkusega võiva usaka võiva siit tulista idanaaber lask vasta ja me oleme nagu määntsegi ullikas, et ei saa ju midagi ütelda, neil on siin oma jurisdiktsioon ju. Ja siis me oleme mille kõige vastatsam ja olei muudku käimi meeleavaldustel. Ja siis ma ütlegi, et mi olei millegi vastatsa. Mi oleme tervise poolt, vabahuse poolt, puhta luuduse poolt, puhta vii poolt, rahu poolt. Aga kui mi vastan omava tegelase organisatsiooni, korporatsiooni, neide tüüriista, mi valitsus on omavalitsusin, ametkondad on, siis jah, või ütelda, et me oleme nagu näide vastu, aga päriselt me oleme kõige hää poolt. Ja toda võis nagu hinnata. Nukja ütles, vastatse. Oli päris nii, nagu teile päevaulu ajumõsu massinan üteldes. Ja siis vahtepeal mul on sääne nagu kurb tunne, et mi vahtepeal jääme nagu ütstõsele ka jalgu. Miik ja mi saisami ütitse asjaist ja siis mul tegusi sääne nagu pilt silme ette, et me oleme jalgpallimängun. Mi vastan on ta globaliste poolt juhitu uljus. Ja mi egasugutse rahvaliikumise organisatsiooni meil on egal ütel oma pall. Ja mi tahame sinna globaliste värähtise saia. Ja tuu pärast kas või paneme ütstõsele jalga taada, et mu pall saasi sinna värähtihe. Ma päriselt mi peas ju ma jõu kuutama. Esiki, kui ma ega kotuse pealt oli üte meele peal. Ja tämpa mul on tunne, et kändessi Owensi kändessi, võrokelen üteldes perkonna nime inne. Tuu, mida Time on tennu oma saatidega nüüd viimatse 2 nädala joosul, kuis ta kõnelas Kõrgi-Eerikast. Mis mutta sääne on? Millega ta tegelnu on? Millega ta vanampa tegelnu on? Siis joonistus ta pilt väga kinasti välja, kuis ta pahempuul ja parempuul, vasak parem, oligi nii väga erinev. Ja meil inemisil tuli arvu sai, et mi oleda opositsioon. Nuukja omava seal paadireisil sääne, kõik on väga hästi, ütles lõputu, kus üteldas paadireis. Jah, pelake tuud kertutki ja on välja puhanu ja terava mõtlemisega. Et kui ta tämpäne kertu on juba sääne valusa ja punkti vajut, interneti keeldu vaja, siis kui ma välja puhka ja teratses saa, siis ma alles nakka tüüle. Praegu ta on sääne madalite püürdidega, anna hindest parimat.
Egal juhul näide saadete pääle tule välja, kuis päriselt mi rahvas, mi oleme nuukia rünnatas. Me või ütelda, et ma olen selline liberaal ja ma olen homoasja puuldaja, ma olen konservatiiv ja traditsioonilise perkonna puuldaja, aga päriselt oleme sihikul mõlemba. Mi kõik ole sihikul. Esiki nuukia täänpamavana MTÜ-de ja muude nähtuste külge ahelda, et mänsegi te ametkonda siis mätsid rünnates meid kõiki. Aga kuna täänpä te olete see tüürista, siis te saagi arvu, et määnegi hetki jõud kättega tiisane nagu mihklipäiv. Aga mi eeliski ja me oleme niimoodi avalikult tõe tiil. Mi eelis on tuu, et meile tuleid asi üllatusena. Me tiiame, me oleme määnselgi plaanil valmistunu, mi vaim on valmis. Esiki kui ma ei tiia, kuis ta asi kõik lõpus välja nägema hakkas, määnse omavana võimaliku lahenduse, siis mi vaim on valmis, sest me oleme käed pulsil hoidnud. Ja julena tunnista hindale, kui me oleme ta pulsi nagu ära kaotanud, kus ei tunne inen. Otsid umbest üles ja ahah. Ja asja on maga nii. Ja igalt avitame üksteisel ka, et sa ei tunne pulssi. Ma ka taagutuse peal. Asja on maga nii. Vot. Sänside mõttedega me lõpetagi tämpätse saata. Aituma kullemast. Nautke taad ilusat ilma. Kevväi on õkva tunne, kui ta puututas henge tõistmoodu. Talv on sääne nagu talveunaaig. Üteldas, et karu makas, kunn makas ja kahr makas, kunn makas. Sa päriselt on mis ka määnegi nagu magamine. Me peaski tegelikult talvel ka rohkem magama kui suvel. Aga tehisvalguse, ülesande kohustuse arvamassa. Et me päriselt tuudusega koos kuunkõla neile nagu ei saaki. Aga või mi vähemalt pruuvi. Et keväega tekkus see nagu heränemine hinde seen tõna kvaliteet elule. Aituma ja järgmise kõrvani.